Tere tulemast saatesse Entreprenööritajad, mina olen Greta ja täna ma salvestan seda saadet täiesti üksinda. Rita jäi täna Tallinnasse ja kui Ann Uuspõld läks Tartusse, siis mina tulin täna Viljandisse, tulin tutvuma siis Margaritaga. Tere tulemast, Margarita! Tere! Margaritaga on selline lugu, et me tegelikult ennem ei ole kohtunud omavahel, vaid meie suhtlus hakkas eelmine aasta Mulgi investeerimisfestivalil. Ja seal ma hakkasin siin sotsiaalmeedias nagu jälgima ja siis ma mõtlesin, et issand, et sa oled nii minu moodi mõtlev inimene. Ja et kuna sa tegeled raamatupidamisega, mis sageli on selline kuiv teema, siis ma mõtlesin, et väga vahva oleks sind kutsuda meie saatesse rääkimaks, et mis see väikeettevõtlus on ja natuke lähemale seda tuua inimestele. Aga täna siis meie kohtume ka esimest korda ja hakkame vaikselt pihta sellise sissejuhatusega, et Margarita ongi, nagu ma ütlesin, raamatupidaja, ettevõtja ja väike investor. Tema suurimaks kireks on raamatupidamine ja seetõttu meeldib talle ka raamatupidamise eest hoolt kanda. Raamatupidamise puhul lähtub põhimõttest, et tee nii, nagu teeksid endale. Ehk tema jaoks on oluline korrektsus, sirgjoonelisus ja täpsus. Selle sissejuhatusega ma mõtlesin, et tuua see hästi tugev joon sinu raamatupidamises nagu välja, eks ju, et kuidas sa oma elu sätid oma ettevõtluse raames. Aga ma tahaks küsida, et kas sina pead raamatupidamist ka enda isiklikust lähtekohast natukene kuivaks tegemiseks või see on sinu jaoks nagu tõesti, nagu te ütled, kirg ja see viibki sind nagu mingisuguse teekonnale avastamaks, nagu, et mis on selles põnevat? Ei, mina ei pea üldse seda kuidagi kuivaks tööks ja ametiks ja minu meelest see on hästi ekslik arusaam raamatupidamisest. Minu jaoks on see hästi põnev maailm. Mina olen näiteks kogu aeg ütlenud, et ma ei ole matemaatikas väga tugev, sest minul oli gümnaasiumõpetaja ütles ka, et mul on matemaatikas 2 äärmust, et mul on kas 2 või 5, et ma kas saan aru või ma ei saa üldse aru. ja selles mõttes ma ei ole väga tugev numbri inimene, et ma ei ole nii numbrisõber, et mingid integraalid tekitavad minu jaoks külma värinaid, et mis asi see veel on. Aga samas raamatupidamine on minu jaoks hästi põnev, üldse kogu see ettevõtlusmaailm ja raamatupidamine tegelikult ei koosne ainult nendest numbrite paikapanemisest. Bilanssidest on ju. Ja just, tegelikult on seal hästi palju loovust, leiutamist, mõtlemist, vaatamist, kust mis teha, et sa pead hästi palju nagu kaasa mõtlema ja mida suuremad ettevõtted või ütleme, mida keerukamaid tehinguid nad teevad, seda põnevam see raamatupidamine on, sest et enda jaoks on ka hästi palju seda õppimiskohta, et mida siis nüüd mingite asjadega peale hakata, et vahest pannakse sulle tõesti siuksed asjad ette, et mõtle, mis ma nüüd peale hakkan. Aga tulebki see lahendus leida ja see ongi hästi põnev, et ise harid ennast hästi palju juurde, otsid seda informatsiooni ja kõike ja ma ei saa öelda, et see kuiv oleks. See asi on ikka kaugel sellest. See kuidagi ettevõtjana on see kõige see ebameeldivam koht, et nagu issand raamatupidamine, sellega peab ka tegelema. Sest ma saan aru, et sageli, kui sa hakkad väike ettevõtjana pihta oma asjadega, siis ongi juba see puht juriidika, ma räägin endas 3. isikus tegelikult, et jah, ma olen küll Greta Soo, aga ma olen ka OÜ Greta Soo, et nagu 2 erinevat, et sa teed alati, ma saan aru, et raamatupidamise või üldse ettevõtluse see, kus ma ütlen, see põhitõdemus on see, et jah, sa oled küll inimene, aga sa pead ka oma ettevõtte lähtuvast seisukohast, et sa tahad ju talle ju edu. Ehk siis nagu need lükked, mida sa teed oma ettevõtte seisukoha pealt, peavad olema nagu edumeelsed. Aga tihti see lähebki sassi inimestel, et aga mina tahan ju raha sealt välja saada. Et raamatupidaja peab mulle nüüd vangerdama mingeid võimalusi, kuidas ma saan raha välja, on ju. Et ma ju tahan palka endale sisuliselt maksta, ilma et ma kuskil topelt maksustaks või kõik see juriidika sinna juurde, aga tegelikult ettevõtte lähtuvast kohast võivad need osad asjad hoopis sellised pöördvõrdelised olla, et et sa tekitad ettevõttele võib-olla bilansi mingisuguse miinuse, on ju, ja siis sa pead ju seda hakkama pärast nagu tagasi tegema, aga et minule tundub, et miks see raamatupidamine on kuivaks tituleeritud natukene, vähemalt minu ringkonnas, et esiteks sa usaldad selle võõrale inimesele, halvimal juhul usaldad selle tegelikult iseendale, et minu arvan, tõesti minu isiklik arvamus on, et see on halb variant, sest kui sa ei ole selle spetsialiseerunud ja sa saad mingisugused kanded ise ära tehtud, on ju, aga kas sa päriselt ka tead, mida sa seal teed? Et lõpuni, siin see keerukus on ikkagi usalda enne spetsialistil, eks ju.
et mina ütlen ka kogu aeg, et hästi palju olenebki sellest suhtlusest raamatupidajaga, noh, ütleme selle raamatupidaja ja ettevõtte juhi vahel. Minule näiteks ka väga meeldib oma klientidega teha eelnevalt kas kohtumine, veebikõne või mis iganes, et kui on kaugemalt inimesed, just sellepärast, et me ise ka näeks selle inimese ära ja me tunneks, kas see inimene kõnetab meid, et noh, täpselt seesama, et mitte ainult, et kas mind kõnetab see ettevõtja, vaid et kas see ettevõtja tunneb, et mina olen tema inimene, et ma võiks tema raamatupidamist teha, sest minule meeldibki just see, et me suhtleme omavahel. Kui on mingeid küsimusi, ma hea meelega vastan nendele ja mulle väga meeldib see, kui minu nõu hinnatakse, et ettevõtja ise tuleb minu juurde ja küsib, et kuule, mis ma teha võiks. Et mul on päris palju selliseid ettevõtjad, kes küsivad minu käest nõu ka selliste asjade koha pealt, mis ei ole konkreetselt nende ettevõttega kuidagi seotud, aga nagu mingilt maalt, et kas mul on mõistlik teha seda nii või nii, et palun anna mulle nõu. Ja see, et mind usaldatakse, mulle väga meeldib see ja see näitabki seda, et me inimestena sobime omavahel kokku. Minu jaoks on see tihtipeale olulisem, sest ma ei võta seda nii, et klient on minu jaoks ettevõte, kelle ma raamatupidamise lihtsalt ära teen, ma võtan oma tasu ja ongi kõik. Et ma tahan, et meil oleks ka see omavaheline sünergia seal taga, et me omavahel hästi läbi saame ja meil tekib see suhtlus omavahel. Et sina siis suhtled oma kliendiga pigem eraisiku lähtekohast kui juriidilise isiku lähtekohast, vaata, et ja see ettevõtmine, see, ma ei tea, raamatupidamine on ka väga oluline aspekt selle juures, aga et sina ikkagi suhtled mitte nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, mingisuguse väljamõeldud OÜ-ga, vaid sa suhtled selle inimesega, kes on selle siis juhatuse nii-öelda esindaja. Jaa, just. Et sina suhtled selle päris inimesega, lihtsalt jaa, see täpselt. Ettevõte on nagu nii-öelda, ma seda tahtsingi, et selle saate raames ma tahtsingi just seda osa just kõige rohkem käsitleda, et see ettevõte on ikkagi sinust eraldiseisev asi. Et sina seal taga teed neid otsuseid, on ju, aga ja sa nii-öelda volitad enda ettevõtet, ma ei tea, oma autot kasutama või mis iganes, neid variante on ju palju, aga et millisest lähtekohast inimesed tegelikult ettevõtet juhivad, kas nad teevad seda nagu siis enda raamatupidamisseisukohast a la, et mu bilansid oleks paigas või siis nad teevad eraisikult, et tahaks võimalikult palju, võimalikult kergelt endale mingit palka, mingit dividende, mingid hüvesid, asju maksta, vaata, et tegelikult see tants seal vahel on väga, väga huvitav, mulle hullult meeldib, sest et see paneb ajusagarad töötama, et kuidas pidi nüüd, kui ma sealt võtan selle, seda volitan tegema, okei, siis mina saan raha sellest. Sellepärast see ettevõtlus ja raamatupidamine on hästi põnev, et tegelikult on meeletult palju nüansse kõike, kuidas mingeid asju teha ja ettevõtjaid on ka väga palju erinevaid, et kes ongi need, kes tahavad endale miinimumpalka maksta, nendel ei olegi üldse oluline, et see ülejäänud raha, mis seal on, samas on neid, kes tahaks põhimõtteliselt nagu võimalikult tühjaks pigistada selle ettevõtet, et tahaks kõike raha endale saada ja neil ei huvita üldse, mis see bilanss teeb seal, et kas nad lõpetavad tegelikult kahjumispäras või mis iganes. Et keda üldse ei huvitagi, et neid ettevõtjaid on väga eri tüüpe ja minu kui mina mingeid soovitusi annan, kui me räägime läbi klientidega mingeid asju, et kuidas midagi mõistlikum oleks, siis ma võtangi nagu kaks aspekti, et üks on see, et kuidas olen temale kasulikum ja samas, kuidas on ettevõttele kasulikum. Et kui sa lõpmatuseni ainult kulud, paned ettevõttesse tulusid ei tule, siis ettevõte on ju kahjumis. Et sinule võib ju eraisikuna jube hea olla, et sa saad kõik ettevõtte raha ära kasutada, aga ettevõttele on see ju halb ja sa ei saa aastaid tegutseda kahjumiga kogu aeg, et see ei ole õige, on ju. Et ma nagu üritangi leida seda mõlema poole, seda tasakaalu, et kõigi huved oleks kaitstud, mitte ainult ühe poole omad. Et jääbki näiteks ettevõte sinna kuidagi kurba seisu või siis juhatuse liige ise, et kes ainult miinimumpalka võib-olla maksab ja siis raha ülejäänud lihtsalt seisab kuskil kontol. Et ikka üritan nagu seda kompromissi leida ja kui mul on ikka võimalik mingit maksude optimeerimise soovitusi anda, kuidas mingeid tehinguid teha, siis ma ka ikkagi alati soovitan ja oleneb muidugi ettevõtjast ka, et mõni ei tahagi mitte midagi kuulda, aga üldjuhul paljud on ikkagi väga tänulikud sellest, et kui ma annan mingit nõu, et kuidas mingeid asju teha või et äkki saaks optimeerida, et äkki sa ei maksa nii suurt palka endale, võib-olla sa saad mingeid kulud ettevõtte alt kanda üldsegi, on ju. Et just nagu seda maksude-eelset raha rohkem kasutada ära. Aga mis sa arvad isiklikult, kui palju on ühel eraisikul vajagi teada kõiki neid juriidilisi otsuseid
noh näiteks, ma toon näitena, mina ei teadnud, et kui mina toimetan, mul on praegu oma OÜ, tema küll on väike, väga väikestes kingades, on ju, aga minu raamatupidaja ütles mulle nii mõnusasti, et Grete, et aga kui sa ostad endale näiteks ütleme, okei, on tarvikud, mida mul otseselt vaja on, näiteks massaažilaud, mingisugused, ma ei tea, rätikud, õlid, mis iganes, et need on ju ettevõtte tegelikult ju tarvilikud asjad. Nad ütles ka, et aga näiteks sinna võid ka sa vabalt kanda näiteks sellised kulud, et kui sa tahad näiteks küünleid osta, et nii-öelda tuppa tekitada hõngu, et kõik need siuksed väiksed asjad ka, et mõtle mõlemat pidi, mis arv, kui palju võiks olla tavalisele väikeettevõtjale nagu see natukene võib-olla on hõljuv küsimus, aga ütleme, kui sa näiteks toimetad teenuse valdkonnas, kui palju sa saad tekitada endale siis, kui palju on vaja teada, et see mõte on mul väga hea, aga ma ei oska seda väljendada praegu, et kui palju mul on vaja teada nii palju, et et tekitada enda ettevõttele käivet ja mingid kuluartikleid ja tuluartikleid ja kõike muud on ju, et mida ma saan eraisikult nagu kuidagi vähemaks võtta, nagu sa ütledki, et et mõni tahab kasvatada, et minul on ka eesmärk, ma tahan kasvatada oma ettevõtet, mitte see, et ma võtan igal võimalusel endale taskusse, selge see, et teenusega on võimalusi kergemalt ka endale taskusse teenida, et üldse ei näita, et sa oled seda teinud, on ju. Eesti riik kindlasti arvab, et see ei ole kõige õigem tegemine, mina ka isiklikult, kõik me teeme seda, see saladuskattal on ju, et sularaha ikkagi veel on ju, kõigil liigub, aga minu point on see, et ma tahangi võimalikult palju näidata, et mul käib ettevõttest läbi. Jaa, just. Aga eks see ongi hästi palju seda suhtlust ka ettevõtja ja raamatupidaja vahel, et mida võiks kuludesse kanda, mida mitte kanda. Ja ma olen ka nagu alati ikkagi öelnud, et kui sul vähegi on võimalik kõik, mis vähegi on ettevõtlusega seotud, et sa võid vabalt ettevõtte kuludesse kanda, ja et kui sa millegi koha pealt kahtled, et kas see on õige või mitte, et sa võid vabalt küsida mu käest, et kuule, et mul tekkis mõte, et ma tahaks näiteks seda osta ettevõtte alla, et kas see on okei. Ja ma nagu olen öelnud ka, et üldjuhul ongi nii, et kui sa ise suudad pärast ära tõestada, et see ongi ettevõtte jaoks vajalik, siis järelikult ongi vajalik. Ma ostan endale õhksoojuspumba koju, sest et ma ei saa tööd teha kodukontorist või mis iganes, sest et mul on liiga pala, mul ei ole õhku, järelikult on ju vajalik mulle. Et kui sa ise tõestad ära, siis see ongi vajalik. See on ju väga vahva näide ka selles mõttes, et see küll, ütleme näiteks minu ettevõtte on minu ema korterisse kirjutatud, et juriidiline aadress on seal. Et kui ma tõestan selle ära, et minu nii-öelda tööpind, kus ma teengi oma tööd, on seal ja mul on seda õhksoojuspumpas vaja, siis tegelikult ongi minu ettevõttele vajalik kulu. Just, nii ongi. Aga kui sa tegutseb mujal, siis see läheb juba nagu, läheb käärid, lähevad sisse, on ju. Et tegelikult sa ju juba, ütleme, see on niisugune libe tee natukene, aga just see, et ajugümnastika selle ümber, et mis on vajalik, mis tegelikult käib ka ettevõttega kooskõlas, nagu, et see on hästi tore aspekt, mida tegelikult minu arvates võiks ka eraisik teada, et kuidas su ettevõte toimib. Kas sa arvad, et selline näiteks mingisugune, vaata, kui sa mõtled traditsioonilisele raamatupidamisele, siis räägitaksegi, ma ei tea, kulude optimeerimisest näiteks on ju. Ütleme ausalt, see sõnapaar tundub juba, mis asi, millest me räägime, et tavainimese jaoks ei ütle mitte midagi. Kui sa mõtled selle sõna taha, siis sa saad enam-vähem aru, mis see võiks tähendada. Aga sa arvad, et võiks olla ka selline kättesaadavam, ma ei tea, mingi kursus või mingisugune väike, sa ütled, et konsultatsioon annad. Et kas siis see ongi see, et kas see konsultatsiooni käigus sa saadki nagu seletada lahti näiteks inimesele, et mina tulen oma ettevõttega, kuule, räägi mulle lahti, mis asi see on siis, ütleme, mida mina saaks teha, kas selle jaoks ongi need konsultatsioonid? Jaa, põhimõtteliselt küll, et mul on olnud küll selliseid konsultatsioone, et kui me räägimegi ettevõtte, ei tea, mis iganes algusprotsessidest ja kõigest, siis ma alati tegelikult ma alustavatele ettevõtjatele ma nagu kohe juba räägin sellest, et milliseid kulusid võiks kanda ettevõtte kuludesse ka ja just, et kasutada ära ka seda maksuteelset raha, seda enam võib-olla, kui ettevõtte käive ei olegi nii suur, et endale näiteks palka maksta, aga et kuidas nagu seda raha siis kasutada nii, et sa saad ise kasu ja saab ettevõtte kasu. Et neid nüansse on hästi palju ja mina ka alati ikkagi räägin klientidele seda ja sellepärast nad julgevad minu käest küsida ka hästi palju selliseid asju, sest et nad teavad, et ma nagu nii julgelt ja avatud sellest ka räägin ja on ka olnud täitsa konsultatsioone täpselt selle sama küsimusega seoses, mis kulusid ma üldse teha võin, sest väga palju on ka selliseid
ettevõtjaid, kes ei julge põhimõtteliselt ühtegi kulu ettevõtte alt teha, sellepärast et nad kardavadki, et pärast tekib mingi probleem sellega ja siis tekib endal ka hämming, et issand, et aga sa teed nii palju kulutusi ettevõtte hüvanguks, aga sa kõike oma isiklikust rahast kannad, et see ei ole ju tegelikult ettevõtluse eesmärk, et ettevõtluse eesmärk on ikkagi ise ka kasumit teenida ja sellest mingit hüvangut saada, aga kui sul on see null ainult ja kasutadki ainult võib-olla seda palgaraha sealt, mis sa lõpuks saad, et see ei ole ka päris see, on ju. Et võimalikult palju ikkagi enda hüvanguks ka ära teha. Või siis kas või üks näide, et hiljuti tuli üks klient mulle juurde, kes ei ole endal kordagi palka maksnud siiamaani, sellepärast, et talle öeldi, et ära maksa endal palka, et see on nii kulukas. Sa pead ju makse selle pealt maksma, et kui dividende tahad välja võtta. Aga see ongi, et aga miks sa siis seda ettevõtlust üldse teed, kui sul see raha lihtsalt seisab kontol? Ma arvaks, et see motivatsioon kaob väga kähku ära üldse tegutseda, kui sa tõesti mitte midagi sealt vastu ei saa, et sa annad ja annad ja annad, aga sealt ei tule mitte midagi tagasi. Et võib-olla jah, kui sa teed see mõned tunnid kuus, teenid sealt mingit tulu, võib-olla siis see nagu ei tekita sellist nördimust, aga kui see on sinu täiskohaga töö ja see sulle mitte midagi ei anna, siis on küll natuke kurb. No, et võtad endale mingid piskusid ainult välja nagu et sageli, mida see on nii huvitav, aga väga intelligentsed inimesed ka ei jaga ikkagi see maksud ja need kõik see juriidika seal taga, et tegelikult eraisikutena me ju see, mis sul brutona tuleb arvele, sealt on ka juba maksud maha läinud, et mis see tegelik palk on, vaata, mille pealt tegelikult, see on sarnaselt, sina ju eraisikuna töötad ka ju ettevõttes, kes maksab sinu pealt nagu töötajale makse, palka, riigile, igale ühele läheb midagi, on ju. Et see, mida me brutona näeme enda palgakonto või pangakontol, netona, sorry, jah. Et sellest on juba midagi maha arvestatud, vaata. Aga samamoodi toimib see ka ju sinu ettevõttes, on ju. Et tegelikult peavad ka mingid maksud sinu pealt nagu nii-öelda, sa oled ju oma ettevõttes töötaja. Just. Et see on normaalne, et sa maksad neid mingid makse sealt vahepealt, et saad endale raha sealt, on ju. Jaa, eks see ongi see üleminek eraisikust ettevõtjaks, võib-olla see alati see ehmatuskoht kõigi jaoks ongi see tööjõumaksud, et kui sa oled palgatöötaja, siis sa näed seda raha, mis sul jõuab sinna pangakontole, aga sa ei mõtle kunagi selle peale, et kui palju nüüd selle pealt on veel makse ära makstud, et tegelikult on need meeletud summad, mis makstakse, aga sa töötajana ei näe seda, sest see ei ole sinu kulu ja tihtipeale inimesi ei huvitagi see, et mis seal vahet on, kui palju minust makse makstakse. Aga siis, kui sa saad iseenda tööandjaks, siis sa vaatad, et okei, vau, et ma päriselt pean nii palju ära maksma. Kas ma mäletan õigesti, et ainus asi, mida saad valikuliselt teha, on sotsmaksud, kui sa oled ettevõtja? Et neid sa ei pea nagu, sa ei pea vist, mul on ka hästi... Viiena on see, et kui sa viiena tegutsed ja sa kuskil töötajad palgatööl ja sinu eest nagu nii sotsiaalmaks juba ära makstakse, siis viiena sa ei pea neid sotsiaalmaksu avalitsilisi makseid tegema. Aga osaühinguna, kui sa tegutsed ja sa endale ikkagi töölepingu või juhatuse liikme alusel töötasu maksad, siis ikkagi sotsiaalmaks läheb sinna juurde. Et kui dividendina maksta, siis jah, sotsiaalmaksu ei ole, et see ongi ainult tulumaks. Aga juhatuse liikme ja töölepingu erisus ongi see, et töölepingu pealt lähevad kõik maksud, et kaasa arvatud need töötukindlustus, tööandja töötaja oma, aga et kui juhatuse liikme lepinguga töötada, siis seal neid makse ei ole. Et see on muidugi hästi väike osa sealt, aga mis annab väga suure sotsiaalse hüve tegelikult on ju. Et töölepingu alusel või üldse, et kui sinu eest on makstud need töötuskindlustusmaksed, et siis on õigus pärast ka töötukassast näiteks hüvitisi saada. Et tegelikult on see nii oluline ja võib-olla tasub pigem neid väikseid summasid ära maksta, selleks, et oleks need sotsiaalsed hüved olemas ka. Et sa ütlesid ka, et sul oli hiljutine kogemus, et ära maksa endale siis nagu palka sisuliselt, et see on ju nii kulukas, on ju. Et võib-olla see ongi natuke see hirmu koht, mida just alustaval ettevõtjale selgitada. Et see on okei, see käib asja juurde, et ära muretse, aga ma näengi isiklikust lähtekohast, et sellest räägitakse vähe ja kuidagi ongi see, et okei, aga mida ma siis tegema pean? Et sa alustad oma ettevõtte, piltlikult öeldes, et see teekond on selline, et ma mõtlen, et ma võiks midagi teha. Siis ma hakkan seda tegema. Siis ma saan aru, et okei, mul on vaja OÜ-d näiteks, keegi tahab arvet saada.
ja siis sellest hetkest tegelikult läheb veidike keeruliseks juba, sest kuidas ma selle arve väljastan, kelle nimele, kust, mis asja, mis kuluartiklit, oota, mis asja alt hakkab, siis tulebki see raamatupidaja, see samm tuleb sinna vahele, on ju. Ma ei pea ennast väga rumalaks inimeseks, aga ka mina näen, et ma ei viitsi sellesse süveneda piisavalt palju, ma saaks aru kindlasti, kui ma nagu süveneks, aga kuna minul on selline arusaam sellest, et sellest räägitakse vähe, kuidas üldse võiksid hakata pihta ja kuidas üldse manageerima enda seda kogu ettevõtet ja sind ennast seal sees, et siis normaliseeriks selle, et makse maksta, kui sa oled ettevõtja, on normaalne. Jah, see on täiesti normaalne jah, et see tuleb, käib asjaga kaasas ja võib-olla alguses ongi see, et mitte töölepingu alusel maksta, vaid maksadki juhatuse liikme tasu, sest et see ongi selline, mis võib igakuuselt varieeruda ka, et kui sul ei olegi see kuu võimalik rohkem maksta kui 150 €, siis sa maksadki oma 150 €, et sa ei pea maksma endale miinimumpalka siis näiteks iga kuu, kui sul ei olegi seda võimalust, on ju. Et juhatuse liikme tasu ongi võimalik igakuiselt erinevalt maksta ja see on täiesti okei, et sa maksadki alguses vähem endale. Ja ütleme see raamatupidamise poole pealt ka, et kui sa ütledki, et hästi keeruline algus, et kus mis teha, et kusjuures hästi palju on selliseid ettevõtjaid, kes teevad ise enda raamatupidamist ja lasevadki näiteks teha ainult majandusaasta aruande, mis on ka täiesti okei, aga siin ma ka alati soovitan, et võtta ikkagi enda kõrvale raamatupidaja, kelle käest sa saad nõu küsida vajadusel, sest olen ise näinud vahest mingeid majandusaasta aruandeid, kus tuleb eelnevad aruanded kõik kontrollida või andmed üle kontrollida, tähendab. Ja siis sa hoiad 2 käega peast kinni ja mõtled, et issand, kui ma oleks teinud selle sama asja tasu eest, see oleks läinud odavamaks kui minu kontroll, sest seda parandamist on meeletult palju ja see parandamine võtab rohkem aega mul kui tegelikult see andmesisestus. Ehk et pigem võta siis endale kõrvale raamatupidaja, kelle käest sa saad kas või nõu küsida, et kas ma teen need asjad üldse õigesti ja sa lasedki kas või korra vahepeal peale vaadata ja sellest juba piisab või kui sul on mingid erisused, mida sa ei oska kajastada, et tulebki näiteks mingi leasing, et kus kohta see üldse panna, et sa saadki kuskilt küsida, et tegelikult et saabki, need raamatupidamisprogrammid täna on nii lihtsaks tehtud, et saab ka ise hakkama, aga lihtsalt mingite kohtade pealt on hea, kui on kuskilt küsida. Mina ka julgustaks pigem nagu alustavat ettevõtjat, võta see esimesed kas või pool aastat, võta see raamatupidaja, saa kas või iga kuu temaga kokku, kui sul on midagi nagu arusaamatu veel, on ju. Ja väga paljud raamatupidajad, kellega mina olen kokku puutunud, ütlevad ka, et nad nagu ise ütlevad ka, et kuule, et sa saad sellega ise hakkama. Et sul ei ole otseselt mind vaja, aga selge see, et ütleme, iga raamatupidaja on tavaliselt ikkagi teenusepakkuja, on ju, ja temal on ka hea, kui klient käib, aga ei ole mõtet nii-öelda kätt hoida kogu aeg inimesel, kui ta tegelikult saab ise hästi nagu ära manageeritud, lihtsalt kord aastas see aruanne teha on ju koos näiteks, eks ju, et see on nagu mõistlik, aga kui kanded, kõik asjad on nagu korras, et sellel ei ole otseselt vaja sellist nagu lapsega koos lähed kogu aeg, et tegelikult saad ise ka, aga ma täiega julgustaks inimesi, kes hakkavad ettevõtlust tegema kas või esimesed 2-3 kuud, kuidas kanded, kuidas teha arvet, mis arvenumbrid tähendavad, mis on arvel, et üldse olemas oleks, mis on kõik need vajalikud punktid. Aga sageli, ka mina olen esimese ettevõttega tegin vastupidi. Hakkasin pihta ja korraga raamatupidaja ütleb, aga ma ei tea, kas sa mulle Drive'i paned kõik need tšekid ja mingid kanded ja kulud ja mis sa seal tegid ja siis hakkad vaatama, et oota, seda oleks nüüd alguses saati kohe teha, et ma saan ise aru mitu kuud hiljem, et nagu võib-olla juba on lappes see asi nii-öelda, et tegelikult oleks olnud hea, kui ma oleks alguses saati koos seda teinud. Ja, aga mul on üks küsimus, kas see oli sinu esimene karjäärivalik, miks just raamatupidamine? Ütleme nii, et ma alustan kõige algusest. Jaa, alati, muidugi. Kui mina gümnaasiumi lõpetasin, minul ei olnud õrna aimu ka, mis ma oma eluga peale hakkan või mida ma edasi tahan teha üldse või kuhu ma nüüd edasi lähen. Ja mul oligi täiesti 0 mõtet, ehk et ma ei teadnud, mida ma edasi õppida võiks. Ja põhimõtteliselt sealt tuligi otsus, et ma ei lähegi kohe õppima, sellepärast, et kui ma lähen õppima midagi, mida ma tõenäoliselt teha ei taha. Ja ma läksingi tööle ja ma töötasin kliendi teenindajana. 3 aastat töötasin ära, sain aru, et ei, see on nagu absoluutselt 0, ma ei taha seda teha, et elu lõpuni mina seda tööd teha ei suuda, ma tahan oma ajule rakendust saada.
ja siis ma läksingi töö kõrvalt õppima ja läksin õppima sekretäri tööd raamatupidamise lisaoskusega. Ja sealt tuli minule arusaam, et ja raamatupidamine mul kõnetab, mulle see meeldib. Ja kui ma selle siis olin lõpetanud, siis ma asusin sekretärassistendina tööle ja ma läksin kohe ka uuesti edasi õppima ja läksin raamatupidamist õppima siis. Ja sealt edasi minu see soov järjest kinnitus, et ei, ma tahan kindlasti raamatupidamist teha. Aga kuidagi kui sa oled äsja õppinud, sul ei ole kogemust sellist nagu ette näidata. Ma tegin küll töö juures ka mingeid raamatupidamislikke ülesandeid, aga mul ei olnud seda kuskile kirja panna CV-sse, et ma olen mingit raamatupidamist teinud, sellepärast, et ma olin sekretärassistent, mitte raamatupidaja. Ja siis oligi väga raske tegelikult raamatupidajana kuskile tööle saada, sest mul on ju 0 kogemust. Ja siis ma lihtsalt töötasingi järjest edasi ja minust nagu tiksus kogu aeg see peas, et ma tahan teha raamatupidamist, mulle väga see meeldib. Ja siis kuidagi vajaduspõhiselt tekkis, et elukaaslase vennal oli raamatupidajat vaja, et temal oli väike ettevõte ja ma hakkasin tema ettevõtte raamatupidamist tegema, et tegingi selle varasema, tal juba alguse nii-öelda, tal juba pikalt tegutsenud, et ma tegin selle varasema perioodi ära ja hakkasingi järjest nokitsema. Ja mul tiksus nagu tegelikult kogu aeg peas mõte olla ettevõtja, aga ma ei olnud nagu kunagi väga mõtlenud selle peale. Sellega on ka see lugu, et siis kui ma sekretäriks õppisin, kui me käisime kutseeksamil, siis meil oli Eesti Juhiabiühingu üks eestvedajatest Sirje Orvet, kes viib läbi neid kutseeksameid. Tema tegi nagu sellist suulist vestlust iga selle kutseeksami sooritajaga siis. Ja selle vestluse lõpus ta mulle ütles, et sa oleksid kindlasti väga hea sekretär, et ma näen, et sinus on väga suurt potentsiaali, et sa oled väga asjalik, ettevõtlik, sa saad sellega väga hästi hakkama, aga et ta ei näe mind sekretärina, tema näeb mind hoopis juhi rollis. Ja siis käiks minu jaoks nagu mingi kõlks läbi peas, et mis mõttes. Ma ei ole isegi mõtlenud kunagi siukse asja peale, et ma peaks mingi juhi rollis olema, aga keegi võõras kolmas osapool näeb minus mingit potentsiaali, mida mina ise ei näe. Ja täpselt see sama mõte kuskil peas mul ikkagi tiksus läbi aastate ja selle sama raamatupidamisega seoses kuidagi ühel hetkel käiski see klõps läbi, et aga miks ma otsin töökohta kellegi alluvuses, kui ma võiks olla iseenda peremees, oma aja peremees ja teha ise seda sama asja ja vastata mitte kellegi ootustele. Ehk et kui kogu aeg on nagu mingid ootused ees, et see kandidaat peaks olema nii pikkade aastate kogemustega, sellise haridusega, ma ei tea, mis isiku omadustega, et miks ma pean kellegi ootustele üldse vastama. Ma võiks ju olla iseenda aja peremees ja teha oma asja. Ja kuidagi sealt tuligi juba elukaaslase poolt ka tõuge, et põhimõtteliselt ta viskas mulle selle raha nina alla, et mine tee ära see ettevõte, et hakkagi ettevõtjaks, raamatupidajaks. Ja siis ma ütlesin, okei, teeme siis ära. Üliloogiline variant, eks ju. Siis saigi see ettevõtte asutatud ja põhimõtteliselt nagu kohe varsti hakkasid kliendid ka tulema, et juba kuskilt nagu soovituse peale ja kõik see. Tähendab, milline oli sinu esimene kliendi kogemus Verivärske OÜ-na? Sa mäletad tagasi veel? No ütleme, see oli väga hirmutav. Ütleme, et esimene ametlik klient, kes tuli, on inimene, keda ma ei ole tegelikult oma elus kunagi näinud, ehk et me oleme ainult veebiteel suhelnud ja ta tuligi elukaaslase venna kaudu, ehk et tema sõber, kellele tema siis oli soovitanud, et mina võiks raamatupidamisega aidata. Ja siis me olemegi nagu läbi veebi ainult suhtlenud, meil on tegelikult alati hästi tore suhtlus olnud, ta on hästi pisike klient, hästi tore inimene ja ma ütleks, et temaga mul ei ole vist väga hirmu olnud ja ma olen talle alati ütlenud ka, et kuule, et ma seda ei tea, aga ma uurin järgi. Ja ta on nagu minuga algusest peale nagu kaasas käinud ja ta usaldab mind ja samamoodi nagu minul on temaga väga tore koostööd teha. Et ütleme, see kolmas klient siis, kes mul tuli, ma ütleks, et see oli kõige hirmutavam, sest et ma käisingi füüsiliselt, sain temaga kokku, pakkusin oma raamatupidamisteenust, kuigi ma nagu ei olnud ju tolleks hetkeks üldse mingi tegija. See on nii pisike ettevõte. Fake it till you make it, vaata, et nagu natuke selline
jaa, ja siis ma olen hästi tahtis raamatupidaja, palju numbreid, vaata, mul on laual siin on hästi, ma ei tea, läpakad värgid, räägi oma ettevõttest, ise tunned sees, kuidas lihtsalt süda taob, vaata, mõtled, oh my god, kas ma ikka tean kõiki vastuseid, mida ta mul küsima nüüd hakkab, on ju. Jaa, täpselt, et see, ütleme jah, et see 3. kliendiga oli see kõige hirmsam, aga ma ütleks, et peale seda kõik on nagu juba ladusalt läinud, et tulnud seda enesekindlust järjest nagu juurde ja nende inimestega on ka nii palju suheldud juba erinevate ettevõtjatega, et tänaseks mul ei ole mingit hirmu enam inimestega suhtlemise ees või et kui keegi uued kliendid tulevad, küsivad midagi, et ma ei karda nendega enam suhelda ja ma ei karda ka nii väga enam seda, et äkki minu käest küsitakse midagi, millele ma ei oska vastata. Sest et raamatupidamist tegelikult on ka nagu meeletult palju nüansse, mida võib-olla isegi koolis sulle ei õpetata ja mida sa õpidki hästi palju töökäisus juurde just ja muutub ka hästi palju. Aga täna ma nagu ei karda seda, et ma ei oska nüüd vastata, et pigem ongi, et kui tõesti tuleb siuke asi, et ma ei oska, siis ma ütlengi, et ma uurin järgi ja ongi nii. Siuke läbipaistvus ja ausus, et no, et tõepoolest, et see ületab minu mingi pädevuse piire, vaata praegu, et ma võib-olla tõesti, ma ei tea, mis iganes, noh, antud juhul sina nagu tead, nagu ütleme ala, ma ei tea, metsandusvaldkonnast on ju, et no sa võib-olla mingid nuanssi seal võib-olla täpselt ei tea ja see on normaalne, et me ei tea. Aga mis sa arvad sellest mõttest, et kas alustad enne, kui sa oled valmis? Seda räägitakse igal pool, et ei saa mõelda ennast lõpuni enne, kui sa hakkad ettevõtmist siis nagu käivitama, sa ei saa lõpuni valmis olla. Mingid ettearvamuse, etteaimatavata, nüüd läheb kokutamiseks juba, et need asjad, mida sa ei saa ette aimata, need niikuinii juhtuvad, sa ei saa nende jaoks valmis olla, vaata. Et alusta enne, kui sa valmis oled. Just, ma ütleks täpselt seda sama, et kui sa jääd ootama seda, et sa oled kõige pädevam isik maailmas seda tegema, siis sa oled juba ammu hiljaks jäänud. Et võiks ikkagi alustada juba varem, sest tegelikult ongi nii palju asju, mida sa õpid töö käigus ja mis tulebki praktilise kogemusega, et sa ei saa professionaalseks ehitajaks poole aastaga, sul võtab see aega 10 aastat näiteks, aga kui sa ikka tunned, et sa tahad olla ettevõtja, sa tahad ise ehitada, oma kliente leida, siis ära oota 10 aastat, kuni sa oled professionaal, vaid hakka juba vaikselt tegutsema selle nimel, et ollagi iseenda peremees, iseenda kliendid leida just täpselt sellised, nagu sina tahad. Ja sa ei pea olema selleks valmis professionaal. Et seda saab ju alati ka, mina nagu hindan väga ausust ja ma olen ka ise aus, et kui ongi mingid asju, mida ma ei tea, ma ütlengi, et ma ei tea või mul ei ole selles valdkonnas kogemust. Ja ega see on ju lõppkokkuvõttes kliendi otsustada, et kas ta siis soovib sinuga koostööd teha või mitte. Ja väga palju on neid inimesi, kes ei eeldagi seda, et sul peab meeletu pagas olema, et nad annavadki sulle võimaluse lihtsalt proovida. Ja alati on ju nii, et kui koostöö ei suju või näha on, et ei saa hakkama, siis saab ju vahetada teenusepakkujat või mis iganes. Vaata, me rääkisime ka saate väliselt natukene seda, et noh, sul on nagu selles mõttes vahvalt läinud, et sul on nagu seda klientuuribaasi ja kõike muud on ju, ja sind usaldatakse ja kõik, eks on ju, aga tulleski selle juurde, et sinu arvamusel, kui paljud raamatupidajad julgevad tunnistada, et nende pädevus ei ole näiteks selles valdkonnas tugev, et noh, nagu me räägimegi, et sa ju tegelikult usaldad oma juriidilise isiku võõra inimese kätte, et no sul peab päris suur julgus olema, et tunnistada raamatupidajana, et kuule, mul on midagi pekki keeranud ja see tuleb tegelikult ju lõpuks selle eraisiku peal välja, kes on üldse kolmandas isikus seal nagu, ma ei tea, juhatuse liige on ju, et tegelikult sa oled ju volitanud oma ettevõtte nagu konkreetset rahahalduse kõik kolmandal isikule, vaata. Et kui pärast Maksu- ja Tolliametisse lähed jagelema sina temaga, mitte su raamatupidaja, et see on see point on, et mis sa arvad, kas see raamatupidaja pädevus, kuidas seda hinnata, kui sa oled alustav ettevõtja, sest paljud ei pakugi võib-olla sulle konsultatsiooni ja kui teevadki, siis nad räägivad kohe asjast, nad ei räägigi sinuga kui inimesega. Tegelikult see ongi üks koht, mis on hästi kurb, mida ma olen minu ettevõte on ju tänaseks 2,5 aastat vana, et juulis saab nüüd 3, et ma olen oma selle nii-öelda väikse karjääri jooksul näinud ka igasuguseid raamatupidajate töid ja ega ma ei oskagi head soovitust anda, et kuidas nüüd hinnata seda raamatupidaja pädevust, et tõenäoliselt üks asi ongi see, et
päriselt saa selle inimesega kokku ja vaata, kas tal on mingid need teadmised või siis ka tõesti kas või veebi teel, et kui sa küsid ta käest mingeid küsimusi, et kas need vastused tunduvad ka loogilised. Kogu mingi 10 küsimust ja vaata, kas ta 5 suudab nagu piisavalt, kus ma ütlen, suure enesekindlusega vastata. Ja just on ju. Ja võib-olla nagu hästi palju aitaks kaasa ka see, et kui ettevõtjad võtaks ise näiteks seda, on täitsa juhtidele mõeldud raamatupidamise koolitusi ka, et mis ei õpetagi sulle seda raamatupidamise pädevust, sest sa ei saagi mingi väikse koolituse sisse seda panna, aga just seda, et sa saaksid aru nendest numbritest ja asjadest, mis selle raamatupidamises toimub üldse. Et mina olen nagu nii palju erinevaid asju näinud ja mul on endal ka kurb nende klientide pärast, et ma tegelikult ka, et ütleme nüüd aasta lõpupoole ma võtsin ühe kliendi üle, kes nagu ta südamest usaldas oma raamatupidajat, et teil ütleski, et ta põhimõtteliselt tegelikult vahetas raamatupidajat ainult sellepärast, et neil nagu see suhtlus ei sujunud, et ta ei saanud piisavalt kiiresti oma vastuseid, et väike ettevõtjana on ju ikka see, et sul ongi see raamatupidaja, kes ta sa 100% usaldad, kelle käest sa tahad neid vastuseid saada ja sul ongi mis iganes tehinguid sa tahad teha, et sul on see usaldusväärne partner, aga kui sul see usaldusväärne partner vastab alles 4 päeva pärast, et siis see on võib-olla liiga hilja sinu jaoks ja võib-olla sa teed juba mingi rumala otsuse vahepeal. Et ühesõnaga see põhjus oligi see ajaline see piiritlus seal, et liiga pikaks venis see suhtlus. Ja tegelikult oligi, et kui ma selle raamatupidamise üle võtsin ja kui ma vaatasin, mis seal tehtud oli, siis mul oli endal väga kurb, sest ma nägin, et tema nii usaldas seda raamatupidajat ja kui ma talle siis nagu ka ütlesin, et ma pean tal parandama seda, et need on valesti tehtud ja kõik käibekad tuleb parandada ja teha, siis ausalt öeldes isegi läbi veebi teel suheldes ma tundsin seda kurbust inimese südames, et ta on usaldanud raamatupidajat ja tegelikult raamatupidaja on alt vedanud teda. Et tegelikult oli hästi kahju ja see ongi see, et kuidas sa nagu siis saad hinnata seda raamatupidaja pädevust, et ma kujutan ette, et see võib-olla ongi see päris inimesega suhtlus, sellepärast mulle meeldib ka inimestega suhelda, kas näost näkku või veebi teel, et me näeks üksteist ära ja võib-olla inimene tunnetab siis ka nagu seda minu pädevust või teadmisi juba nagu läbi selle veebikõne kas või, et kas me üksteisega oleme üldse samal lainel, et ei ole seda, et sa hiljem nagu vahetad raamatupidajat ja siis sa avastad, mis seal kõik halvasti on. Et tegelikult on väga kahju. Ja on küll, ma olen täiesti nõus sinuga sellepärast, et minu kuvand raamatupidajatest, ära nüüd palun solvu, aga minu kuvand on see, et see on keskealine naine, kes on nagu selline, mina nüüd tean kõikidest asjadest kõike, aga tegelikkuses see asi on juba selliseks muutunud, et palju on muutunud seadusandluses, ma ei tea, mis iganes otsuseid on tehtud või näiteks mingi juriidika selles valdkonnas on muutunud, näiteks ma ei tea, mis iganes variante, näiteks meil nüüd tuleb ju, et 2500 see osakapitali see sissemakse kaob ära, on ju. Ma ei mäleta küll, millal see nüüd jõustub, aga 1. veebruarist jõustus juba, jah. See on juba jõustunud, okei, et kas siis üks asi on ju. Ma usun, et laias laastus kõik raamatupidajad nagu suudavad selle infoga nagu kursis olla, aga teine küsimus on see, et kui palju veel koolitatakse ise ennast, kui palju veel nagu, kas on võimalik veel raamatupidamise, sina kui raamatupidaja, kas sul on võimalik veel ennast edasi koolitada, ma kahtlustan või ma ise näen, kui sa ütledki, et sa võtad nagu ettevõtte üle ja seal on mingisugused nagu korralduslikud errorid. Kas ta on siis nagu stagneerunud mingisse hetke, kus ta oskas mingeid asju ja ta pole sealt edasi õppinud, kas see on sinu jaoks nagu üks oluline osa, mida sina näiteks enda ettevõtjana teed? Jaa, minu jaoks on see eneseareng on hästi oluline üldse, et ma olen väga palju oma elus õppinud ja ma õpin järjest edasi ka, et minu jaoks on see hästi tähtis ja üldse kõik, mida sa teed, et sa peadki kursis ennast hoidma seadusega ja muudatuste ja kõigega, et mingite, ma ütlen, et mingite raamatupidamiste puhul, mis ma olen üle võtnud, et seal on isegi nagu A ja B vastu eksitud, et see on nagu eriti ränk juba, et kust maalt neil sellised raamatupidamisteenuse pakkujad üldse tulevad, kes suudavad õigest arvest ja kreeditarvest ühe kande koostada raamatupidamises, mitte siis hästa 2 erinevat kannet, on ju. Et kust maalt sellised raamatupidajad üldse tulevad ja nii sirge seljaga oma teenust pakuvad, et ma ei tea seda.
aga et minu jaoks on nagu eneseareng on hästi oluline ja see peaks üldse iga raamatupidaja jaoks hästi tähtis olema. see on raha, millega sa tegeled. Ja just on ja sa vastutad kellegi teise finantside eest sealt lõppkokkuvõttes on ju, isegi kui sa rahasid ei liiguta, siis sa liigutad neid numbreid seal kontodel on ju, et õigete kohtade peal, et see on tegelikult hästi oluline, et üldse oleks mingi ülevaatlik pilt selle raamatupidamises. Sest sageli ju, näiteks mina ka volitasin enda raamatupidaja ju oma ettevõttesse ja no kandeid esitama ja mis iganes on ju, et noh, ütleme siis laias laastus, mina panen allkirja sinna alla lõpuks, aga mul ju puudub pädevus, et sinu tööd teada, kuidas seda tegema peaksid. Mina oma pea panen pakule oma juriidilise ja eraisiku, küll õnneks selles mõttes, no praegu me oleme hästi OÜ-st lähtuvalt rääkinud, on ju, noh, need FIE-d ja asjad ja kõik need on eraldi teemad, on ju, aga ütleme laias laastus, palju meil see protsent on, palju meil väike ettevõtjad on, päris palju vist Eestis on ju. See protsent oli 90 midagi. Ikka päris palju OÜ-sid on meil siin. Enamus on väikeettevõtjad jah, kes kvalifitseeruvad sinna alla. Et noh, et ütleme niimoodi, et laias laastus ikkagi juhatuse liige ju teeb selle otsuse, et sina oleksid tema poolt siis esitaja või kande nagu noh, kas ei, ma ei tea, Maksu- ja Tolliametis on ju, sinu isikukood sinu nimega, kui raamatupidaja tuleb sinna minu sinna OÜ lehele nii-öelda on ju, et noh, selles mõttes, aga mina esitan selle, et ja kui midagi läheb jamaks, et noh, kas mulle tundub õigesti, ma lihtsalt praegu hakkasin kõva häälega mõtlen, et see, et sa saad muuta enda majandusaasta aruandeid tagantjärele, kas see ongi samal põhjusel jäetud siis nii-öelda lahtiseks, et noh, et kui midagi on, vaata, et siis tegelikult teine raamatupidaja tuleb päästab ära veel, vaata nagu. Ja see, et selles mõttes on need asjad ja muudetavad ja tegelikult ongi hea, et on muudetavad, sest vahest ongi, et tulebki tagantjärgi teha. Et aga kui nüüd vastutusest rääkida, siis tegelikult raamatupidamisteenuse osutaja on ikkagi ise ka vastutav oma töö eest, et ettevõtluses on küll nii, et kui sa oled palgatöötaja, ettevõttes oled raamatupidaja, siis juhatuse liige on vastutav kõige eest, et kui raamatupidaja teeb valesti, siis juhatuse liige on vastutav. Aga kui sa oled raamatupidamise teenuse osutaja, siis tegelikult oled sa ikkagi ise ka vastutav nende asjadest. Selge see, muidugi. Just, et see ei ole päris nii, et mina teen siin teenust suure horraga ja siis vaata ise, kuidas sa siin pärast ära õigustad need asjad, on ju. Et ikkagi raamatupidajal on ka see vastutus siin juures, et päris kompetentsi nii ei saa ja just, ja see on, vastutus on ikkagi nagu õiguslikul tasandil juba, mitte ainult see, et kas ma teen õigesti või valesti, et põhimõtteliselt see raamatupidaja võib kohtu ette ka minna ja ta peabki tõestama, et miks ta nüüd niimoodi tegi, on ju. Need otsused vastu võttis sellisel kujul, on ju, kui midagi väga hulluks läheb, on ju. Ja just. Kuule, aga kui sina hommikul ärkad, kas ärkab Margarita kui ettevõtja või sina kui eraisik? Kui palju sa eristad ennast oma ettevõttest? See on väga hea küsimus. Ettevõtjana on ju ikka nii, et sa oled 24/7, oled kogu aeg pead olema kättesaadav ja olemas, eks see, et aga ma arvan, et ma hommikul ikkagi ärkan iseendana ja siis ühel hetkel ma võtan selle otsuse vastu, et nii, okei, ma nüüd selle telefoni interneti sisse lülitan, et siis põhimõtteliselt minu roll muutub, on ju, et siis ma juba hakkan vaatama neid tööasju, et mis kuskil toimub, on ju. Et siis sa juba elad sinna rolli sisse. Et aga muidu jah, ikkagi ma olen ju ema, 2 lapse ema, ma olen oma elukaaslasele naine, meil on oma kodu ja see on nagu ikkagi suur osa meist, et ettevõtlus on üks osa meie elust nii-öelda, et aga ettevõtjana lihtsalt jah, see võtab suure osa, suure tüki nii-öelda. Me ka saateväliselt rääkisime omavahel, et sul ongi praegu see koht käes, kus sa näed, et sa pigem peaksid võtma juba vaikselt juhi rolli, kui see, et sa oled ise kogu aeg käsi pulsil 24/7 vastad kirjadele ja et ma saan aru, et sa oled protsessis, kus sa kas oled juba värbanud endale assistendi ja kuidas see, mis hetkel sa said aru, et kuule, see asi kasvab minu peast natuke üle, et ma ei jõua kõikidele meilidele vastata, et võib-olla on vaja võtta mingi väikse protsendiga endale abiline? See mõte käis mul juba sügise poole või kuidagi niimoodi käis läbi, et mul on seda abi vaja, et kas või mingite asjade tegemisel, sest et oligi, et ma ei jõua
ma ei ole ju ainult raamatupidaja, et ma vast ütlen ka, et ma olen ka see kurikuulus rööprähkleja, kes kõike teeb, on ju, et tegeleb siin kinnisvaraga ka investeeringute igasugu asjadega. Et mis võtavad ka hästi palju aega ära ja ettevõtluse seisukohast ju ka, et kui sa kasvad, siis see halduspool läheb ka hästi suureks ja see on nagu see pool, mille eest ju keegi sulle ei maksa, aga sa pead sellega tegelema. Ja siis ma juba nagu pikalt tegelikult tundsin, et mul on seda abi vaja, et ma saaks mingeid asju edasi delegeerida selleks, et oleks asjad nagu rohkem korras, õigeaegselt tehtud ja kõik see, et ma tunnen, et minu enda pea oleks natuke rohkem tühjem, et mul ei tiksuks nii palju asju kogu aeg kuskil kuklas. Ja siis aasta lõpupoole tuligi assistent, kes hakkas siis õppima seda minu tööd ja hetkel ta ongi osakoormusega töötab ja talle väga meeldib ka see mõte, et ta saab minuga koos kasvada. Ehk et kui ta täna on alustanud osakoormusega, et siis see koormus järjest kasvab ja ühel hetkel saabki temast täiskoormus tema jaoks. Ja kui algselt nagu tundus, et see osakoormus võiks pikemalt kesta, siis praegu tundub küll, et ikkagi suvi-sügis võiks tema jaoks ka ikkagi täiskoormus sellest juba saada. Et juba puhtalt sellepärast, et ma ise tunnen, et ma pean võtma rohkem selle juhi rolli ja rohkem tööd ära andma selleks, et ma saaks uutele väljakutsetele ka vastu minna või et üldse neid vastu võtta. Sest et see ettevõtlus ja üldse nagu aasta lõpp juba ja uus aasta on nii palju põnevaid väljakutseid toonud, millega tahaks ikkagi kaasas käia. Et sest see on nii põnev. Ja kui ma ei oleks ettevõtja, siis mul ei oleks neid pakkumisi. Täpselt, ma just tahtsingi öelda, et tavaliselt on see alustamise koht on hästi hirmus, sa ei tea, kuhu sa lähed, on ju? Kas see õnnestub? Järgmine koht on see, et sageli ma märkan, et kõigepealt on see, et äkki ma ebaõnnestun, on see esimene asi, mida inimesed nagu endale kuidagi ära räägivad. Et nagu, aga äkki mis siis, kui ei õnnestu, mis siis saab? Mis seal ikka saab? Kirjutad selle ettevõtte sahtlisse natukeseks ajaks ja võib-olla mõne aja pärast tahad välja võtta, aga järgmine koht on see, kus sa näed, et on vaja oma aega manageerida paremini ja võib-olla tekib see, et äkki ma õnnestun nagu liiga hästi. See on asi, millest ei räägita, mis on väga ebapopulaarne tegelikult arusaamine sellest, aga mina näen, kui ma räägin enda sõbrannadega, kes veel kaalutlevad seda, et kas üldse hakata väikeettevõtjaks. Ja kui ma ütlen neile, kuule, aga mul on võib-olla 30 klienti sulle homme ukse taha nagu tuua, et mis siis saab? Ja saad aru, kuidas see kangestunud pilk, et oota, ma tahaks, aga ma ei suuda ära hallata seda, et kui ma päriselt peakski tegema seda, võtan selle vastutuse endale, on ju. Et järgmine koht on see nagu sinul, on ju, et tegelikult ütleme, sul on võrdlemisi noor ettevõte ja sul juba on see kasvupotentsiaal, see hüpe on päris suur juba, kus sa tegelikult juba tõded seda fakti, et mul on assistenti vaja ja tegelikult ta juba tuleb täiskohaga, et ma pean liikuma järgmised rollid, sest me kipume jääma mingitele rollidele hästi lojaalseks. Et kas ma olen palgatöötaja, ma jään sellele hästi lojaalseks, et aga mul on kogu aeg öeldud, mida ma tegema pean. Siis järgmine variant on see, et ma olen väike ettevõtja, siis ma tahangi hästi väikseks jääda kogu aeg. Ja võib-olla see takistab, et kas arvad, et inimene takistab ka ettevõtlusteekonnal, hästi sageli tõbab ennast tagasi? Jaa, et tegelikult ongi, et kui sa jääd selle mõtte juurde, et ma tahangi teha seda üksinda, siis sul ongi ühest hetkest sein ees ja nüüd ongi kõik, et sa ei saagi rohkem teha, sellepärast, et sul ei ole lihtsalt seda mahtu, et minu arvates, et sa pead ise enda sees leidma selle, et sa ütled, jah, ma tahan kasvada ja sa pead olema valmis selleks riskiks, et ma võtan endale töötaja ja ma hakkan talle palka maksma. Et see tahab seda riski, aga samas see tasub ära, sest et sa saad ju oluliselt kasvada tänu sellele, üksinda sa ei saa kasvada, sul on sein ees, lihtsalt maht on täis, minul on ka, ma tunnengi, mul on sein ees, ma ei saa edasi kasvada enam, kui ma ei võta endale abi ja see, kui ma võtan endale abi, see annab mul võimaluse edasi liikuda ja täna ma nagu kaalun üha enam seda, et okei, et kui me niimoodi edasi kasvame, et kuhu maani me siis kasvame hetkel on ju, et siis mul on varsti veel järgmine tundmatu maa vaata, kuhu ma nüüd lähen veel, eks ju, et algus on käes, juba tunned ennast mugavalt, nüüd on see koht, kus korra on see pudelikaal on hästi kitsaks läinud ja siis mõtled, okei, mis siit edasi nüüd saab, on ju. Ja siis lähed jälle edasi märkamatult ja nii see kasvabki, on ju, et tegelikult lõppkokkuvõttes on meil kõigil mingid sihid, kus me enam ei soovigi edasi minna, mis on sinu jaoks see siht? Näiteks mõndadel on finantsvabadus.
et nii kui mu kõik sissetulekud katavad mu kulud, et siis mul ongi mõnus juba olla, rohkem ma ei pea mõtlema. Et ja. Mis on sinu jaoks kas siis kättesaadav siht või siis selline õhuline siht, et mida sina oled mõelnud? Okei, ma läheks kuuks ajaks kuhugi soojale maale ja lihtsalt mõnu läks, et ma praegu siis ei tööta natuke aega. Ja mis sa oled enda jaoks mõelnud? Meil on selline ühine eesmärk perekeskis siis nii-öelda, et meie eesmärk ongi valikuvabadus, et me ei peaks käima palgatööl üldse ja et me teekski puhtalt oma asja. Et see, kui palju me seda siis teeme, et see ongi natukene see, mille nimel ma ju täna töötan ka, eks ole, et võttagi rohkem see juhi roll ja see töö delegeerida siis edasi, et sa pead õppima usaldama teisi inimesi, kes seda tööd siis teevad. Aga see ongi oluline just sellepärast, et ma saaksin ka oma eesmärgi poole liikuda, et kui ma oma mahu panen täiesti täis ja mul ei ole võimalik enam muud teha, siis mul ei ole võimalik liikuda ka oma selle valikuvabaduse poole. Et meie jaoks on see valikuvabadus, see ongi, kuidas keegi nimetab, on ju, et finantsvabadus, valikuvabadus, finantsvabaduse seisukohast hästi paljud alati mõtlevad, et ja mis sa siis teed, kui sa ei pea enam tööl käima? Mis sa siis teed? Mis sa majaga jumala eest teed? Yeah. Aga minu jaoks see finantsvabadus ei tähendagi seda, et ma jään lihtsalt koju molutama. Jaa, et passid mingi asjad otsas nüüd. Et ma tahan täpselt samamoodi edasi tegutseda, ma lihtsalt tahan, et ma ei peaks muretsema raha pärast näiteks või mingite asjade pärast üldse, et ma võiks olla selles faasis, et ma võin julgelt delegeerida kõik need asjad edasi ja ma võingi kas või kuuks ajaks kuskile Bahamale sõita ja mul on täitsa ükskõik, et ma tean, et kõik toimib väga hästi ka ilma minuta, on ju. Mina tunnen, et mul nii kui iga kord, kui ma räägin kellegagi sellest võrdlusest just, et mul tekib see kuidagi see on selline suur väljaohe, et mul aju hakkab kohe puhkama, mul läheb kohe kergemaks selle mõtte peale, et ma ei pea muretsema, kas, ma ei tea, mu üür saab makstud või mu auto või mis iganes asjad, vaata. Ja mis on hästi vältimatu osa minu arvamusel, on julgus. Kui see juhtub ära su elus, julgus otsuseid teha, mis on võib-olla ebamugavad, kui raha ikkagi, ta mõnes mõttes ikkagi ta on suureks abiliseks elamaks normaalset elu või hästi täisväärtuslikku elu. Aga kui see pinge kaob tagant ära, siis ongi selline tunne, et keegi teeks järgmise ukse su ajus lahti, et vaata, aga siin on veel julgemaid otsuseid võimalik teha, palju põnevamaid projekte, et ma arvan, et inimene olemuselt tegelikult laisk ei ole. Ma arvan, et ta lihtsalt tegelikult on mugav. Ja aga kui sa selle mugavuse kätte saad, siis läheb alles see põnev etapp elus hakkab pihta, just seesama see finantsvabadus, et tegelikult nähes ka, ma ei tea, meie Eestiski mingisuguseid suuremaid tegelasi, aga nemad on ka, nad kogu aeg teevad midagi. Ja just, sest ega sa ju tegelikult ei taha lihtsalt kodus istuda, et kui sa oledki jõudnud sinnamaani, et sa oled finantsiliselt vaba, siis sa saadki kas või täpselt seesama, et sa annad oma teadmisi edasi teistele, et minu jaoks on see ka hästi oluline ja mulle ka meeldib, ma ei ole kunagi kiitsi rääkima teistele, kuidas näiteks meie oma teekonnal liikunud oleme, kas või see investeeringute valdkonnas, et ma ei ole üldse kade ja ma tean ka, et minu mõtted võivad kellelegi teisele mingid mõtted pähe sinna istutada ja nendest võivad suured asjad sündida kellelegi teisel, sellepärast, et ma panin mingi mõtte pähe ja me inimesed olemegi ju hästi erinevad, meil on nii palju erinevaid mõtteid ja kui need kõik ühte kokku panna, siis tegelikult me ei tea kunagi, kuidas me kellegi elu muuta võime sellega, et sellepärast minu jaoks on ka hästi oluline, et kõik see rahateema ka üldiselt, et mulle väga meeldib rahast rääkida, et ma arvan, et on selline suur hirmutav koll kuskil nurgas, et me oleme harjunud, meid on üles kasvatatud selle mõttega, et ära rahast räägi, sa oled inimestega tülli, aga nüüd, kui sa selle kolli tuppa tood ja nii-öelda, sõna otsa mõttes panete kuhugi tähelepanu keskpunkti, aga räägime siis selle asja lahti, tegelikult see ei ole nii keeruline, ta ei ole nii hirmus asi, on ju. Ja just. Sarnaselt, miks me seda podcasti teeme, on see saama sarnane põhjus. See ei ole tegelikult nii keeruline, aga see on, müüdid liiguvad, kõik räägivad, et jube keeruline, hästi riskantne, mis nüüd kõik saama hakkab, tegelikult ei saa mitte midagi, vastupidiselt saab just palju lahedaid asju. Aga mis mina viimase aja märkan, et see on, kuna mina olen 30ndate alguses, mina olen see nõukogude lapse, see viimane ots, eks ju, kellele juba julgustati, näiteks minu nimigi, minu ema ei tahtnud panna mulle sellist klassikalist Eesti nime, vaid ta paniski, kuna siis hakati pöörama, väärnama, Eesti riik oli just saanud, et
hakati katsetama neid tundmatuid teid, kuhu minna ja nüüd ma näen, et minu generatsioon 30ndate alguses vana viis ettevõtlust teha oli see, et tee üksi, ära räägi kellelegi, kuidas õnnestusid ja jumala eest ära räägi rahast, palju sa seal teenid. Aga täna ma näen hästi suureks tendentsiks on see, et tee koos, tehke nagu toetage üksteise nagu nõrkasid kohti ja see jõuab palju kaugemale. Ja mis sina arvad, kas et ettevõtlusesse kumb pigem, kas minna tasakesi umbes pisikeste sammudega või siis tasa sõuad, kaugele jõuad, on ju, et kas, või siis kasuaerud mädanevad kätte ära, vaata, et kui sa lähed hästi aeglaselt, üksinda pusid, võib-olla siis ei ole mõistlik seda teha, on ju. Et kas sa arvad, kas koostöö on täna trend või on üksinda tegutsemine trend? Kuidas sinul? Koostöö vist on pigem nagu rohkem trend, jah, aga väga palju on selliseid üksik väikeettevõtjaid ja ega tegelikult igaühe jaoks ongi see oma, et mis kellelegi paremini sobib. Ja ütleme et mingi kahekesi ettevõtlust teha, et see võib samamoodi olla tegelikult väga riskantne, et mingil tasandil need riskid on isegi suuremad kui üksinda tehes näiteks. Aga kui 2 OÜ teevad omavahel koostööd? No vastutus on ju ikkagi mõlemal selles mõttes, on ju, et vastutusest ei pääse. Et selles mõttes riskid on, aga see on juba hästi palju ka usalduse küsimus, on ju. Et kui palju sa seda teist osapoolt usaldad ja kas te ka nii-öelda rasketel hetkedel saate üksteisele toeks olla või mitte. Et see on hästi oluline. Aga eks need riskid tuleb läbi mõelda ja ütleme nii, et kuskil saunalava peal reede õhtul õllepurgi taga ei pruugi alati kõige paremad otsused tekkida, et tuleb sõbraga mõte, et teeme nüüd OÜ, hakkame tegema ja siis pärast lõpeb sellega, et üks kuulutab eraisiku pankroti välja, teine 50 000 võlgu ja siis pead veel erisoodustusi maksma ja mida kõike veel on ja, et see ei ole alati parim lahendus. See peab olema kaalutletud otsus. Ja ma olen paari ettevõtte juures olnud, kus tehti vaikimisi. Et üks oli juriidiliselt tõepoolest esindatud igal pool ja teine tegi vaikimisi seda päris tööd ja käi seda kohut pärast, kui üks kirjutab su salaja lihtsalt ettevõttest välja. See on ka siuke väga huvitav asi ja ma näen, et tegelikult see on ka täna Eestis on jätkuvalt tendents. Millegi pärast on see värk, et ka mitte ei kardeta, aga peljatakse väga seda, et sa saaksid juriidikast aru. Ja see on ta on suur teema, mida lahata tegelikult inimestega, aga ma kunagi olen ise äriplaaniga kirjutanud ja seda õigusteaduse poolt natukene ikkagi nagu raamatupidamisliku ja üldse turunduse ja kõige selle koha pealt ka, et ja mulle jäi meelde, selle mehe nimi oli Ants Kuningas äkki. Ta on Reiting OÜs tegi ja andis siis seda õigusteaduse poolt ja tema ütles nii ilusa lause. Kui sa hakkad kellega koos tegema, siis 51 ja 49%, mitte kunagi 50-50. Et kui midagi on, et siis alati leppige kohe alguses saate, et kui te juba selle 1% pärast lähete kaklema, siis ei tasu teha koostööd. Väga, väga õige põhimõte. Ja ma ütleks seda ka, et kui teha kellegagi koos ja või kas või nii, et sa teed kellegagi koos, aga sa oled ise passiivsem osapool, siis ära lase valvsust maha. Et see, et sa ei ole ise parasjagu tegev, ära sellepärast jää päris kõrvale. Et vaata ikkagi, mis seal finantsides toimub, mis toimub arvelduskontol, mis tehinguid seal tehakse ja kui teine osapool sulle vastuseid ei anna, siis see on juba väga suur ohumärk. Ja või kas või tõesti siis näiteks ise, kui ei olegi nagu raamatupidav või kui on, siis võtta mingi 3. neutraalne osapool, kes vaatab need asjad üle ja ütleb, kas see kõik on ikkagi õige, mis seal toimub. Et puhtalt juba sellepärast, et kui sa lased kaua kesta mingitel asjadel, siis sa ei tea, mis see sulle kaasa toob. Sest sageli hakkavad koostööd tegema. Üks on väga nii-öelda me ei saa öelda matemaatiline inimene, aga üks on see, kellele tuleb loomulikumalt selline organisatoorne pool ja teine on see, kellele tuleb see loominguline pool, tuleb paremini välja, kes mõtleb ideesid sinna taha, kuhu laieneda, mis iganes. Et nagu ma ennem ka ütlesin, et hakata üksteise neid nõrkusi vaata toetama veidikene. Et aga tõepoolest, et kui sa ise oled see, mina olen täiesti kindlalt see loominguline osa asjadel. No see juriidika, mind saab sõna otsa mõttes kotti tegelikult, saab ilusti kotti pähe tõmmata, kui ma ei viitsiks süveneda. Õnneks see on
arendatav oskus, ma suudan ise ka aru sellest saada, et ma võiksin hoida rohkem silma peal, kui peaks olema mingisugune tõesti rahade jaotuse teema, on ju. See ongi see, et ära usalda 100%, et usalda siis 79%. Just, et täpselt. kontrolli kas või vahepeal, viska see pilk peale, et kas kõik tundub loogiline ja õige või kui nagu tundub midagi kahtlast, siis uuri järgi, mis see on. Et aga ära jätta päris nii, et ma olen ainult see loovinimene, et tema tegeleb finantsidega. Mitte kunagi ei tohi ettevõtluses usaldada. Ja kui oma partneri otse ei taha talle temalt küsida, eks ju. Mine oma raamatupidaja juurde. Just. Ta ju näeb, mis ta toimetab seal, eks ju. Jah, täpselt. Viimane küsimus. Kui sa alustaksid uue ettevõtte, millega see tegeleks? Kui sul peaks täiesti nullist, ütleme, see kogu see sinu üles ehitatud ettevõte, kui see on nagu päeva pealt kadunud, lihtsalt inspiratsiooniks inimestele, kes praegu otsivad seda oma minu tegemise kohta võtta. Ma ei oska öelda, kas ma tahaks üldse midagi muud teha. Mul tegelikult väga meeldib teha, mis ma teen. Et võib-olla kui ma teeks tagantjärgi, hetkel mul on ühe ettevõtte all kõik asjad, mul on see raamatupidamine, investeeringud ja kinnisvara investeeringud. Et kui ma nüüd tagantjärgi midagi muudaks, ma võib-olla oleks kinnisvara investeeringut võinud teha eraldi ettevõtte alt, et eraldi keha ja sinna alla viia. Aga nüüd täna nad on juba mul siin, mul ei ole mõtet neid ümber tõsta, et mul ongi need ärilaenud asjad, on ju, et pigem las nad olla siis. Ja samas see, et mul on ka teine toetav tegevusala, ma arvan, et see on tugevuseks, miks ma üldse näiteks olen võimeline ärilaenu saama või nagu tugevaks eeliseks siis selle jaoks. Aga ma ei tunne tegelikult, et ma tahaks täna üldse midagi muud teha, mulle väga meeldib minu tegevusala, mulle meeldib väga raamatupidamine, mulle meeldib rahast rääkida, investeeringud, mulle väga meeldib kinnisvara, sellepärast me kinnisvaras ka sees oleme, et ostamegi neid kolekortereid ja teeme nendest ilusad kodud kellegi jaoks, et see on väga-väga põnev, et see küll tahab ka saada seda ajalist ressurssi, mida täna nagu väga palju ei ole, aga samas, kes teeb, see jõuab ja kui läheb natuke rohkem aega, no mis seal ikka siis, aga tehtud saab. Nii vahva. Ma täiega soovin sulle edu ja tuld tiibadesse ja kindlasti hästi põnev oleks sinuga ka hiljem kokku saada ja näiteks mingi aasta pärast arutada, et kus sa jõudnud oled, et kas sa nüüd ise toimetad oma väike ettevõtlusega ja kas sellest hakkab juba sündima mitme töötajaga ettevõtavad, et praegu on see ülemineku koht ja kindlasti on ka huvitav teha näiteks eraldi selline väike vahekokkuvõte, et mis siis edasi sai? Kuidas see üleminek toimus, vaata? Et jah, aga aitäh, et sa tulid meile saatesse rääkima oma just raamatupidamislikku poolt, mis tegelikult on natukene niisugune kole koll, millest keegi kirjuta rääkida ei taha. Minu arvamusel vähemalt see võib-olla osade jaoks on tõesti väga põnev teema, aga ja raamatupidajad ei ole ka kõik kurjad, kuivad inimesed, et on tegelikult väga toredaid raamatupidajaid ka. Mina ise olen väga tore ja tegelikult on hästi palju veel toredaid raamatupidajaid. Ma olen ise ka päris paljudega suhtlenud ja tegelikult ei ole üldse hirmsad inimesed. Ja kuidas sind leida võib, kui sa soovid veel kliente endale juurde võtta, oma assistendi koormust suurendada ja võtta veel juurde rahvast, siis kuidas me leiame sind? Leiab näiteks kodulehelt www.eassets.ee või siis Facebookist eassets raamatupidamine ja Instagramist @eassetsrmp. Väga tore. Kuule, aga kui enne me ei näe, siis äkki Mulgi investeerimisfestivali näeme, jah? Kindlasti. Mina kavatsen kohal olla. Väga vahva. Ma loodan, et mõni teie kuulajatest ka tuleb. Mina kindlasti. Kuule, aga aitäh sulle ja edu kõiges. Ja aitäh sulle.